Mida paisutatumad tunded, seda võimsam elu. Seebikatega üles kasvanud inimesed polegi vähemaks võimelised. Pritsigu kunstverd ja pisaraid. Ma näen, sa oled viimasel ajal ärritatud ja ma tean, miks. Sind piinab meie poja kohalolek. Jah, ma tahaksin pigem unustada, et olen kinkinud elu sellele tühisusele, keda ma oma pojaks pean nimetama. Selle teksti me leidsime niimoodi, et meil olid Ugalas Arkadia proovid ja siis Lauri Kaldoja käis kuskil vana raamatupoes ja leidis sealt ka rikkad nutavad raamatud. Ühesõnaga, et see seebiooper on kirjutatud telekast maha ja tõlgitud siis vene keelest eesti keelde. Ja siis me saime 8 sellist toredat raamatut ja siis lugesime neid ja mõtlesime, et need on väga naljakad ja siis kirjutasime selle põhjal kokku. Ma tahaksin pikali heita! Mis? Sa kardad mind või? Ei, kuulge, mida te teete? Ei midagi. Ei midagi rumaluke. Ma tahtsin lihtsalt vaadata, millised su silmad on. Kas sul on palju austajaid olnud? Ei ühtegi. Mitte ühtegi? Mitte ühtegi. See ei ole hea. Sa oled ju 18-kümnene. Jah. Seal on need suured lood, nagu tänapäeva muinasjutud. Et tänapäeva muinasjutud on seebiseriaalid näiteks. Ja siis nendest saad aru, mis asi on suur lugu inimese jaoks tänapäeval, milleks seda talle vaja on ja lõpuks tõdeda seda, et kui sa vaatad hommikul endale otsa, et kas need suured lood ka eksisteerivad sinu jaoks päriselt või sa ise neid lood, reaalsuse konstrueerimisest räägib selle aastus. Me mõlemad tahame seda, sest me armastame teineteist. On su huuli, su juukseid. Ma tahan sind puudutada ja suudelda. Ei, ära suudle mind, me ju leppisime kokku, et oleme sõbrad. Sõber aitab sõpra, jumal kõiki. Kui sa seda ei suuda, siis ära parem tulegi. See on üks esimesi kordi, kus mul on nii suur, nii vastutusrikas roll, kus ma praktiliselt enamus aega olengi laval ja kogu aeg toimetan. Ja see on ka näitlejale või mulle ülimalt põnev roll ja etendus ja ülesanne. Nüüd seoses selle tööga olen nagu mina väga palju õppinud või taibanud, et mingisugused põlvkonnad ongi vahetunud väga tugevalt või jõuliselt. Kuskilt maalt näha seda, kuidas jälle avastatakse mingisuguseid samu asju, mida ikka alati noored, kui nad esimesi kordi teatrisse ise tegema tulevad, avastavad. Ja siis ka iga kord näha, mida uut leitakse või kuidas siis nüüd jälle järjekordne või jälle uus põlvkond, kuidas ta mõtleb, isegi mis koha pealt ta südant valutab ja mis neile tähtis tundub. Oi, see on ikka hea pood, kus nii kallid asju müüakse. Pirma ütles, et see on nii kallid. Mis kell on? Kell on 7:30. Lits! Mulle meeldib kitsch, ma ei saa midagi sinna teha, mulle tõesti meeldib kitsch ja kämp. Ma ei tea, miks, aga ma arvan, et kuidagi selles on midagi või selles on mingi selline võõristus või põhimõtteliselt, eks ju, need seebikad on tulnud ju vanadest muinasjuttudest ja muistanditest. See maagiline sisu on kadunud ja on ainult see tühi mingi kest. Väga värviline, väga ilus, selline väga tore. Ja siis see mulle väga meeldib, sest et siis ongi näha, et mis sealt puudu jääb. Meie, kes me oleme Rantsost, me otsisime sind. Ja ehkki ma olen ekspert igal alal, me ei suutnud sind leida. Veronika sa ei teagi. Isa pärandas Rantso sulle, mitte Irmale. Mida? Aga Irma! Irma on pankrotis. Sa oled nüüd rikas pärija. See on nii eklektiline, siin on nii palju tahke ja see pealtnäha lihtne karkass, kust me üldse alustame ja mida me hakkame nii-öelda ühest küljest küll lammutama, aga teisest küljest hakkame sinna lisama palju sellisemaid peenemaid detaile. Kuulsin, et sulle võib õnne soovida, jah? No mille puhul? Eks ikka kihluse. Ja ka sina võid mulle õnne soovida. Miks? Meie Veronikaga abiellume. Sina abiellud Veronikaga! Armastad mind.
ja tahab siit majast minema saada. Mina pakun talle õnne, mitte nagu selle maja elanikud, kes ainult õnnet teevad. Tea, millest sa räägid? Teemad on kuidagi sellised naljakad, rahvaretsed, aga tegelikult sellega peab iga päev tegelema, et nad ei muutuks nagu selliseks, et nad ei muutuks automatismiks, et nad ei muutuks selleks, et või muutuks selleks, et tõde ei olegi olemas ja laseme asjadel minna ja sellega tuleb tegeleda. Muidu sa muutud tühjaks seest. Pole vaja nii röökida. Meie buss on väga tundlik, sa ju tead seda. On ta haige? Ta pole füüsiliselt haige. Tal on oraalne trauma ja see on tõsine asi. Tema laigus süveneb veelgi, sest teda ootavad ees tõsised luuletused. Kui ma seda tükki vaatan, siis mul tekib selline tunne, et minu ja minu alter ego vahel on väga suur maa. Või et kuidagi, et see, kuidas olukord minu peas kajastub, see on üks asi, aga see, kuidas see reaalsuses kajastub, see on teine asi. Vaat see Luis Alberto mulle ei meeldi. Aga mulle meeldib. Ilus mees. Sa vaata, kuidas me absoluutselt ei kritiseeri kedagi, kes seebikates mängivad. Selles ei ole absoluutselt midagi halba ja me isegi ei kritiseeri seda karikat nutavad seebikat. Lihtsalt see sõnum või see lugu, mida me tahame jutustada, see mõte, see point, lihtsalt see karikat nutavad stilistika ja see karkass, see sobis tõeliselt hästi selleks platvormiks, mille peale hakata seda oma lugu punuma.